külalised, meie koolilapsed, lasteaialapsed, Tallinna muusikakooli lapsed ja nende lapsevanemad. Meil on suur rõõm teid näha siin meie väikeses armsas koolimajas, et te olete tõstnud sellise pika tee ette ja tulnud meile näitama, mida teil öelda on. Sest ma tean, et te olete valmistanud ette väikse jutlustuse läbi muusika. Ma annan teile. Täname, et olete kokku tulnud kuulama ja uudistama. Lepime nii kokku, et meie kummardame kontserdi alguses ja lõpus ning teie plaksutate ka alguses ja lõpus. Vahepeal aga kuulate lugu muusikaline lugu Tädi Roodist ja Talumees Toomasest. Ühel ilusal kevadisel maikuu päeval läks Tädi Roodi talumees Toomasele külla. Tema kodunt oli sõber Toomase juurde umbes 5 kilomeetrit minna ning kuna ilm oli imeilus, otsustas ta ette võtta jalutuskäigu. Tee Toomase juurde viis läbi metsa. Mets oli imeline, puude rohelus rahustas ja metsavaigus kosutas. Linnud laulsid, põrnikad põrisesid, kägu kukkus. Tädi Roodi jalutas rahulikult mööda teed edasi. Noppis lilli ja ümises tasakesi oma laulu.
tegi Roodi natuke murelikuks, sest tal polnud kaasas vihmavarju. Need olid Zorrod. Tädi Roodi mõtles, mis see õigupoolest kõik on see unes või ilmsi. Seal ta siis istus ja kuulas, kägu Simona kukkus ikka veel. Maivõrgukas Pärtel põrises.
tuul laulis oma laulu. Kägu Ingrid kukkus. Kui tädi Roodi jõudis Toomase juurde tallu, toimetas Toomas parajasti loomadega. Tädi Roodi oli lihtsalt erutatud ja jutustas lugu, mida ta metsas oli näinud. Nüüd tagantjärgi tundus kõik nagu uni.
raadiot. Sealt kõstis parajasti hiiulimuusika. Ja teie lapsed võiksite ka nüüd silmad kinni panna ja mõelda, et kuulete raadiot. kostis ikka veel Põrnikas Martini ja Kägumaa Riid. Tasamisi hakkas vihma tiputama. Tädi Roodil oli hea meel, et ta jõudis enne vihma kohale. Toas oli nii hea raadiot kuulata.
aga tihenes. Vihmapiisad läksid järjest suuremaks ja raskemaks. Tuul krubistas lehtedes. Kägu Miia kukkus veel metsas.
laul. Mustlasorkestri kontserdil ja seal meeldisid talle just need lood väga.
Sama kiiresti, kui äikesepilv oli tulnud, läks nüüd äike naabermetsa ja naabertalu kohale sähkima. Vihm jäi vaiksemaks, ainult tigutas. Talumees Toomase metsas oli taas kord kuulda metsa hääl. Kägu kuhtus, põrnikad põrisesid ja sumisesid. Õhtutunnil lugesid nad oma tavapärase tänupalve Jumalale ja laulsid ühe Eesti vaimuliku rahvaviisi.
Suur rahu oli kõiges. Tädi Roodi ja talumees Toomas vaatasid loojuvat päikest. Üks asi veel, et meil on sellel aastal ka suurepärane klaver maile saanud tänu headele inimestele, et see ka võtab selle asja ja aasta väga hästi kokku. Ja väga suur tänu Kadrile, sest Kadri tänu sinule täna on nemad siin. Ja õpime kuulmise järgi, nii nagu üks õige rahvamuusik või iga küla inimene. Kõigepealt õpime kuulmise järgi ja siis õpime alles noodi kuulmist. Ja lapsevanem on väga oluline osa sellest süsteemist. Põhimõtteliselt noodi. Täna samamoodi, et lapsed just näiteks kõik tänu lapsevanematele, kes siia aitäh lapsevanematele. Aga meil on igale lapsele üks väikene tänukiri ja ülikooli märk. Saaks teil korra kätt suruda. Martin Taavet, ma ei tulnud just teile.
Adele Mirjam. Arvad Joosep Kääramees. Karmen Kääramees. Kristel Aeg. Pauliine Põldmaa. Grete Heinsaar. Irke Aeg. Emma Gutmann. Mari Peres. Robert Riike. Ingrid Jaarpol. Anna-Eliise Põldmäe. Otto Meister. Simona Kasane. Ska Simmo. Anna Kiik. Elani Kurt. Karoliin Alas. Kaarel Peres. Maria Rikler. Marii Mansberg. Nii, nüüd meil said märgid otsa, mitte majast, me saame teile pärast anda, et siin kandiku peal praegu. Aga Martin Siinmaa. Johanna Maria Meister. Timoteus Sander. Maria Pikk. Kas teil ei mõni viimane? Ja ma annan suure tänukirja koolile, et saate nad ja anna kroonikasse ja mälestuseks, et aitäh teile siin juures täiesti. Meie lapsed sellel aastal pool aastat käisid aidas ja koolisid savist tarbeesemeid. Siin on tehtud üks seebialus ja selle seebialus on teinud Sileta. Sileta näita ennast.